Kanna tervitusi sa kaugelt emale ja ütle, et need saatis tema kallis neiuke. Oh küsi, ööbil küsi, miks vahest nutab ta? Oh ütle väikene neiu, mis pärast nutad sa? Suve ilust ja minu kallimast. Küsi, ööbi, küsi, miks vahest nutab ta? Oh, ütle väikene neiu, mis pärast nutad sa? Ööbik ära laula sa minu akna all. Parem ja laula sa kõige kallimal. Aitäh, ansambel Tintura ja te kuulete neid peatselt veel. Tere õhtust, head külalised! Täna avame siin näituse Oma riik, oma seadus. Palun avasõnadeks siia Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo. Austatud õiguskantsler, head külalised, armsad kolleegid. Mul on erakordselt hea meel ja au avada täna siin Rahvusraamatukogus näitus Oma riik, oma seadus, mis tähistab kahte Eesti riigile nii olulist tähtpäeva või sündmust ja selle 100. aastapäeva. Need on Tartu rahu ja meie põhiseadus. Just äsja, hetk tagasi, lõppes siin Rahvusraamatukogus seminar, mis oli pühendatud Tartu rahule ja täpsemalt oli siis meil võimalus kuulda asjatundjatelt käsitlusi sellest, kuidas Tartu rahu mõjutas Eesti kultuuriruumi. Põhiseaduse aastapäev, 100. aastapäev, kui olla täpne, on alles tulemas, see on 15. juunil, aga sellegi poolest me soovisime ühendada need kaks olulist tähtpäeva selle näitusega, sest üks on kantud teisest, tegemist on mõlemal puhul siis oluliste Eesti riikluse alustaladega. Ja see, et Rahvusraamatukogu ülesanne on kantud meie põhiseadusest säilitada, kanda edasi, väärtustada eesti keelt ja kultuuri, siis Rahvusraamatukogu on just see õige koht, kus neid sündmusi tähistada selle näituse kaudu. Ja kindlasti see, et see näitus ja kõik need sündmused õigupoolest, mis tähistavad meie riikluse ajalugu ja mis on kestnud juba läbi mitme aasta, kui me räägime Eesti Vabariigi ajast, siis need kõik on ju ühtviisi väga tähtsad ja olulised selleks, et me ikka ja jälle mõtleksime selle peale, kust me oleme riigina tulnud ja tegelikult need lood meie riikluse
saamisest peaksid meid julgustama, andma meile enesekindlust ja andma meile rõõmu iga päev ja alati ikka seda sama riiki edasi ehitada. Ma tahan väga tänada kõiki neid inimesi, kes on selle näituse juures oma panuse andnud ja suur tänu meie partneritele. Meie partneriteks on Rahvusarhiiv, Kultuurkapital, Tallinna Linnamuuseum. Suur tänu teile. Ja siinkohal annan ma sõnajärje üle Avele, kes on selle näituse kuraator ja me täname koos kõiki neid inimesi, kes on konkreetselt selle näituse juures oma panuse andnud. Suur tänu kõigile ja soovin ilusat õhtut ja head näituse nautimist. Aitäh! Ja tuli meelde, et tänamata jäi väga oluline partner, õiguskantsleri kantselei. Suur tänu! Kas me täname praegu? Jaa, täname praegu. Ja palungi siia siis inimesed, kes selle näituse tegid, näituse koostajad Riita Enna ja Marge Allandi. Täname näituse meeskonda. Ja nüüd ma loen järjest kõik nimed ja palun siis siia ette astuda. Projektijuht Virge Loo, kujundaja Viktor Kuurov, meister Alden Jõgisuu, Katrin Ordlik, Karmen Linask, Peeter Järvelaid, Kerli Randjärv, Tiina Pütner, Digitrükk OÜ esindajad, on vist, ei ole. Ja näituse kuraator Ave Tölp. Suur tänu sulle. Ja, räägin edasi. Nii. Ja täname tõesti kõiki koostööpartnereid ja toetajaid. Palun õiguskantsler Ülle Madise. Armas Rahvusraamatukogu, head sõbrad ja kolleegid, ta ongi 100. Ja selle 100 aastaga on põhiseadus saanud nii omaks ja nii armsaks just sellisena, nagu ta meil on olnud, et sellest räägitakse ja teda kiidetakse sealgi, kust ei oskaks arvata. Näiteks just eile enne Haapsalu neuroloogilisse rehabilitatsioonikeskusesse minekut kohtasin ühe vanema Haapsalu prouaga, kes oli väga hästi kursis, milleks on põhiseadus. Ikka selleks, et õiglust tagada. Ja selle pani mullegi südamele. Käisin juba väikese ringkäigu sellel näitusel ja tõesti on hästi tehtud, nii et minugi poolt suur aitäh kõigile neile, kes seda minu arvates kogu Eestile väga tähtsat, mitte ainult dokumenti, vaid meie rahva aluskokkulepet on sellisel viisil austanud ja tähtsustanud. Ma ei tea, kui paljud teist on seda märganud, aga Tartu rahul ja põhiseadusel on õige palju pidepunkte. Rohkem on vast märgatud neid vaidlusi selle üle, et mida tähendab see paragrahv 1992. aasta põhiseaduses, mis mainib Tartu rahu. See vaidlus kestab, aga usun, et vähem on märgatud 1920. aasta põhiseaduses olevat üht imekaunist ja romantilist loetelu. Teie lahkel loal esitan selle siin. Paragrahv 2. Eesti maa-alasse kuuluvad Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa ühes Narva linna ja ümbruskonnaga, Tartumaa, Viljandimaa, Pärnumaa, Valga linn, Võrumaa,
Petserimaa ja muud piiriäärsed mannermaa kohad, kus Eesti rahvast asumas. Saaremaa, Muhumaa, Hiiumaa ja muud Eesti vetes olevad saared ja leedseljakud. Kas pole see kena? Tõsise riigiõigusteadlase vaates on tegemist liialt napi käsitlusega. Et see loetelu on liigne, see lihtne, selge ja romantiline loetelu, aga üht-teist on puudu. Maapõu, õhuruum, mõni asi veel. Ja ometi kiidetakse meie põhiseadust just sellepärast, et ta on nii lihtsasti loetav, nii ilus ja paljud on öelnud ka, et õiglane. Eks kemplus selle üle, kas presidenti valida otse või mitte, eks see käib edasi ja on käinud ju kõik need 100 aastat ja natukene peale, aga muudes asjades, selles, mis puudutab riigivõimu ja inimese vahekorda ja seda, et meie riik on mõeldud inimese teenimiseks, mitte vastupidi, sellest on saadud aru, see kiidetakse heaks. Kui tahta võrrelda 1920. aasta põhiseadust 1938. aastal jõustunud muudatustega sellesama põhiseaduse versiooni ja nüüd siis 1992. aastal rahvahääletusel vastu võetud põhiseadust, siis siin on üks huvitav, aga märkimisväärne erisus. Neil, kel rohkem huvi, soovitan just selle pilguga need põhiseadused läbi lugeda. Põhiseadus ei sünni nimelt kunagi tühjalt kohalt, vaid heas mõttes revolutsioonilises olukorras. Ja enamasti on tal selliseid sünnimärke, millest on hõlbus järeldada, kust põhiseaduse tegemise ajal king kõige rohkem pigistas ja mida ajaloost on õpitud. See pole mitte ainult meil nii, vaid teistel ka. Ja üks pisike erisus, mille üle tasub mõtiskleda, on näiteks see, et 1920. aasta põhiseadus ütles, et Eesti riik on rajatud õiglusele, õiglus esikohal, seadusele, seadus teisel kohal ja vabadusele. 1992 see loetelu muudeti. Esikohale tõusis vabadus, teisele kohale langes õiglus ja kolmandaks jäi õigus. Mitte enam seadus, sest riik ei tohi inimest niisama uisapäisa käskida, vaid sinna tõusis õigus, mis tähistab õigusriiki, mitte seadusriiki. Ja selliseid asju leiate veel ja veel. Need on saanud meie inimestele omaks ja mul on selle üle tohutult hea meel. Nii et tänan veel kord kõiki neid, kes selle väga huvitava näituse aitasid kokku panna ja ilusat põhiseaduse üle mõtlemist, tekstide võrdlemist ja pikka iga meie 100-aastaseks saavale põhiseadusele. Suur aitäh! Palun sõnavõtuks siia Hent Kalmo. Suur aitäh, lugupeetud külalised. Kuna ma ei ole näitust näinud, siis on võib-olla natuke raske midagi tutvustuseks öelda. Aga ma võib-olla ütleksin paar kiiruga kokku seatud sõna selle kohta, miks minu meelest korraldajad on väga hästi valinud selle näituse pealkirja Oma riik ja oma seadus. Sest tegelikult 20. aastal, kui esimest põhiseadust tehti, siis see tuumküsimus oligi see, millist põhiseadust vajab oma riik. Sest sajandi alguspoolel ja 1905. aastal näiteks see põhiküsimus, miks võideldi välja põhiõigusi, iseseisvat kohtuvõimu, iseseisvat parlamenti, oli see mõte, et seda võideldakse välja võõra võimu vastu. Olgu see võim siis mõnest teise riigi esindaja või olgu see võim ise valitseja võim, mingi võõras ja vägivaldne võim. Siis see suur küsimus, mis oli tegelikult Asutava Kogu ees, oli see, kas oma riigis, kus nagu seesama põhiseadus ütleb, võim on rahva käes,
on üleüldse vaja põhiseadust. Ja just seetõttu öeldigi, et tegelikult ei olegi vaja. Sest kui võim on rahva käes ja kui see on oma riik, siis miks peaks keegi rahvast kuidagi kammitsema? Seetõttu on seal samas põhiseaduses oli alguses kirjas, et ka kohtuvõim toimetab rahva esindajate näpunäidete järgi. Rõhutatigi seda, et ja nõnda tõepoolest ka põhiseadusesse kirjutati, et põhiõigusi tegelikult saab iga seadusega piirata. See tähendab, põhiõigused ei piira seadusi, sest kui seadus võtab vastu oma võim, oma enda rahvas, siis miks peaks ometi kuidagi põhiseadus rahvast piirama? Nii et mõneti on see tuum, selle demokraatia paradoksi tuum, miks peaks piirama rahva oma võimu. Ja see mõneti on ka sellise populistliku ideoloogia tuum, mida me näeme ikka ja jälle. Sest sageli mainitakse, et populismi sest tuum mõte on rahva idealiseerimine. Aga mul on tunne, et see on ainult pooltõde. Populismi tuum on rahva võõrandamise mõte. Mõte pidevalt, et rahvalt võetakse seda võimu ära ja rahvalt pidevalt kammitsetakse. On kohtunikud, kes toimetavad, aga kes on nad valinud, kelle nimel nad kõnelevad, on erinevad, näiteks kes kaitsevad põhiõigusi ja nii edasi, miks peaks seda tegema rahva esindajate vastu, kui rahvale antakse lubadus valimistel midagi korda saata ja kui selle peale õiguskantsler näiteks ütleb, et see võib tekitada põhiseaduslikke probleeme, siis kuidas on see ometi võimalik, kui meie oleme rahvale andnud lubaduse midagi korda saata. Nii et mul on tunne, et populism ei ole midagi, mida saaks süüks panna või kelle kraesse kirjutada ühele või teisele erakonnale. See on see mõttelaad, et tõeline oma riik ja rahva võim on midagi, mis peab olema piiramatu ja kus rahvale peab andma otse kõnelemise võimaluse ja kõik päitsed ja kammitsad tuleb maha lammutada. Nii et pigem kui me tänasel päeval mõtleme, mida tähendab põhiseadus ja miks on põhiseaduses võimude lahusus, miks on iseseisev kohtuvõim, miks on seal põhiõigused, mida kaitseb iseseisev kohus, siis see küsimus on pigem see, miks oma riik on palju rohkem oma ja oma seadus on oma, kui see on põhiseaduslikes piirides. Nii et kui populism esitab ennast ka täna Eestis mingit laadi võõrandamishaiguse ravina, siis mõneti on selles õigus, sest see on see 20. aastal välja öeldud rahva suveräänsuse idee, aga kui populism täna on kujunenud mitte ainult Eestis, vaid laiemalt ise haiguseks, siis mul on tunne, et me peame just nimelt mõtlema sellest, kuidas see riik võiks olla oma ja milline põhiseadus sellisesse riiki kuulub. Aitäh! Palun üks näituse koostajatest, Rita Enna. Tere õhtust kõigile. Et selle näitusega nüüd vaatame siis tagasi 100 aasta taha. Et nendele aegadele ja sündmustele, mis siis paniti sellele meie noorele riigi ja tema käekäigule aluse. Ja see on siis vabadussõja lõpetamine, rahu tegemine ja rahu saabudes sai alustada põhiseaduse loomisega. Et meil on näitus hästi mitmeosaline, kuna teema on suur, et siis haruldaste raamatute saal, näituse saal, mis siit ristikäigust üles läheb, seal on meil väljas niisugune teksti ja pildi osa, et seal on siis seesama niisugune ajaloosündmuste jada ja me püüdsime anda läbi ka tollel ajal elanud inimeste mälestuste edasi seda meeleolu, neid vaidlusi, neid mõtteid, mis siis tekkisid. Ja samuti pöörame tähelepanu siis rahudelegatsiooni liikmetele ja kes ka põhiseadusega tegemises olid osalised, oli Jaan Poska, Ants Piip ja teised. Näitame, kuidas sisepoliitiliselt meie erakonnad suhtusid rahulepingu tegemisse, mida kirjutasid tolle aja ajalehed. Ja näituse teise osa keskmes on siis meie põhiseaduse loomine. Näitame esimest põhiseadust ja sellele eelnevaid dokumente ja järgnevaid kuni siis 92. aasta põhiseaduseni välja. Rahvusarhiivilt, meie healt partnerilt oleme saanud dokumente, mis näitavad, et kuidas siis reaalselt need läbirääkimised käisid ja see annab niisuguse
tollesse aega mineku võimaluse. Natuke on fotosid, need on juba tuttavad, neid on vähe, eks ole, alles sellest ajast. Aga raamatukoguna on meie soov näidata oma varasid ja vot siin on praegu hetkel veel tühjad vitriinid, aga märtsikuust tulevad siia Eesti põhiseaduse erinevad trükid ja märtsikuust saab näha ka teiste riikide põhiseadusi meie 6. korrusel õiguskirjanduse saalis. Ja hetkel on Tartu Rahu suur raamatu väljapanek 6. korrusel vaadatav, et kui siin all on ring tehtud, siis hea meelega kutsume kõik inimesi ülespoole. Ja see põhiseaduse, kuna on põhiseaduse aasta ikkagi, siis me selle näituse osaga läheme ka rändama. On juuni keskel, kui seda sündmust tähistatakse siin ministeeriumide ühendmaja juures, lubasime seal kohal olla ja arvamusfestivalil on ka põhiseadus üks peateemasid. Et seda näitust saab näha väljaspool meie maja ka. Ja veel ütleksin väga suured tänusõnad oma kolleegidele Rahvusraamatukogus, lisaks veel välispartneritele, et meie enda töötajad Marge, Katrin, Kerli ja kõik näituste osakonna head inimesed, kes sellest näitusest tegid selle, mis ta nüüd tegelikult on. Ja kõiki teisi kolleege, kes elasid meile kaasa sellel tegemise perioodil. Aitäh ja head vaatamist kõigile! Palun ansambel Tintura! peaminister ja välisminister. Tere hommikut! Iseäranis uudist ei ole. Meil täna hakkavad läbirääkimised. Eila olivad ainult omavahelised nõupidamised.
palun korraldust järgmises asjas. Ühes enamlaste saatkonnaga tuli üle meie maale ameeriklane Barry, Londoni Daily Heraldi kirjasaatja, kes ilma lubata sisse pääsis. Sellepärast meie korraldasime, et tema võiks elada enamlaste saatkonnas, nende sama kitsenduste all nagu enamlaste saatkonna liige. Tema tõstab ägedat protesti. Siim Poska ja Piip, kas saite eile ärakirja enamlaste saatkonda nõudmistest? Peaküsimus Piir. Eila tegid enamlased ettepaneku. Meie piir oleks Port Kunda, Sonda, Peipsi, Pihkva, Liivimaa, Kubermang. Tere, ka meie poolt ülimalt suur au on mängida niivõrd olulise näituse avamisel. Ja samamoodi hoiame meie oma peos või siis peades väga olulisi ajaloodokumente. Ja nendeks on rahvalaulud, mis on täiesti tõsiselt võetavad ajaloodokumendid, kuna sealt saab välja lugeda, kuidas inimesed tuhandeid aastaid tagasi mõtlesid, mida nad tegid, mis tööd nad tegid, kuidas nad elasid ja nii edasi. Et soovitan, väga hea unejutu raamat. Ja siit tuleb järgmine lugu, selleks on Siberi eestlaste looming Lilleküla. Ja enne veel, kui te saate näituseni, siis me mängime teile oma viimase loo
ja selleks on Liisa Pehmes Süles ja räägib ta noormehest, kes jäi ilma oma armastatust, et võib-olla veidi ebatüüpiline lugu, et tavaliselt on rahvalauludes vastupidi. Et mees jätab naise maha, siin on teistpidi. Kohe kuulete, mis seal siis juhtus. Ma Liisa Pehmes Süles nii rahul hingasin, kui läksin üles, siis rõõmsast viskasin. Ma kui päevade lootsin, et Liisa minu pruut, pulmapäevade ootsin, mil saaks meid laulatud. Minu lootuseks kõike nuurja, kui aru sain ma, et Liisale meil täis kurja, tema mind ei armasta. Sa kuurikaavale neiu, sa mõtle selle pea, kui ma siin talle see leidsin, kui vägises sinu hääl. Sa andsid mulle truusõna, sind üksi armastan ja seda murdsid ära, mis see sind mäletan. Ma Liisa Pehmes Süles nii rahul hingasin, kui läksin üles, siis rõõmsast viskasin. Ma kui päevade lootsin, et Liisa minu pruut, pulmapäevade ootsin, mis saaks meid laulatud. Suur aitäh kutsumast. Meie oleme ansambel Tintura, Lauri Täht, Taavet Niller, ma olen Karoliina Kainta. Ilusat näitust! Aitäh, ansambel Tintura! Näitus on sellega avatud, vastuvõtt toimub näitusesaali ees, mis on siis kohe siit üles ja avamist toetas peenjoogivabrik Nudist ja Kostitab jah catering. Ja palun siis ka näituse meeskonda siia pildile ja teised kõik ülejäänud saavad juba minna näitust nautima. Aitäh teile ja ilusat õhtut! Jah,